tere, armas esimene B-klass jälle. Ja täna ma maalin teiega koos oma kodus. Teeme kõigepealt paberi märjaks. Ja vaatame, et rõhu mulle jääb. Paber võiks siis nii märg olla, et ta otseselt ei läigi ja et ta ei ole ka väga kuiv. Ja kui ta on liiga märg, nagu praegu siin minul, siis võib natukene lihtsalt oodata. Täna me maalime 3 värviga. Võtame alustuseks jälle kollast. Kollane teeb alati meele rõõmsaks. Ja tahab hästi kiiresti liikuda. Nii et võite tunda, et pintsel tahaks ka justkui nagu liikuda, kiiremini liikuma hakata. Ja kollane ütleb, et vaata, mina siin. Vaata, kuidas ma säran ja kiirgan. Annan sulle sooja. Panen mõtted kiiresti liikuma. Ja äratan üles. Ja ma tahan minna kaugele. Aga siis oleme meie siin pintsliga ja ei lase kollasel ka päris kõike seda teha, mis ta tahab. Ja kui kollane on siin oma töö ära teinud, siis tuleb sinine. Võtame jälle seda hele sinist. Sinine on aeglane, unine. Teeb meid rahulikuks. Jääme võib-olla natuke mõtlikuks. Ja pintsel hakkab ka rahulikumalt käima. Kuskilt on sinine heledam ja siis on jälle tumedam. Ja pintsel, nii nagu me rääkinud oleme, teeb paberile pai. Ja kui sinine on ka oma töö siin lõpetanud, siis mis siis juhtub? Ai. Siis tuleb siia üks punane. Punane tuleb siia keskele ja ütleb, vaadake mind. Mina olen kõige tähtsam.
ma annan sulle palju sooja ja palju tegutsemiseks jõudu. vaata. nii et see punane tuleb isegi natuke nagu siia sinise peale. aga sinine muidugi ei lähe sellest kuskile kaugele minema, vaid on siin ikka edasi rahulik ja vaikne. aga punane tahab muidugi siin natukene kollasega ka juttu ajada. ja kui sa kodus maalid, siis muidugi sa võid kuulata, mida värvid sinule räägivad. kuidas nad tahavad su paberil särama saada. mis neil öelda on? mis loo nad sulle täna jutustavad? ja lõpuks võid siia alla kirjutada siis oma nime. ja kuupäeva. täna on 3. aprill. head maalimist sulle.